tervist, mina Illar Kohvinavalt ja tahaks täna jällegi rääkida eksperimendist raadioga Elmar. Täna on 6. mai, aasta on 2018 ning kella 10.12 oli eetris sõnumisaavid, internetisaavid, mida juhtisid Kristiina Kraus ja Tampe Tind. Nii, aga tundus niimoodi, et see saade oli nagu mõeldud peamiselt äritegevuseks, sellepärast, et ega suurt tervitusi kui sellist ei olnudki, siis on läinud nii, et mingisugused 4 mobiiltelefoni, mingisugused Toro telefoni oli loosimiseks, ja siis koguti 163 sõnumit, nii et Elmar on niivõrd nälgas, et ta muud moodi ei saa enam vee peal pühida, kui on vaja sõnumeid ja et siis on reklaami vaja teha mingisugustele mobiilifirmadele niimoodi, et nii, et siis läks terve see aeg selle mobiilifirmade nii, et äriraadio Elmar sõnaga. Aga siis ma sellegipoolest leppisin kokku jällegi Marika Ainsaluga sõnaga, et teeme proovi, et mina saadan tervitused ja siis saatku tema ka. Nii. Hommikupoole Marika saatis sellised tervitused. Tere, olen Marika Ainsalu Tartust ja sooviks tervitada sel kaunil päikesel soojal kevadpäeval oma kallid sõpru Merikest ja Tarvot, teid seal raadios ning veel oma kallist meest Eikit ja meie lapsi ning muidugi tervitaks ka Illar Kohvinavalt ja soovilooks tiisse Eiki Merka. No ütleme niimoodi, et seda kirja nagu ei olnud üldse kuulda, nii et hommikupoole vähemalt seda tervituskirja eetrisse ei loetud. Ja mina saatsin siis e-kaardiga saatsin nii, et 2 korda e-kaardi, mõlemad e-kaardid avati, aga eetrisse ei loetud. Ja minu tekst oli siis selline, et õnnitan eilse 50. juubeli puhul Tori sotsiaalmaja juhataja Taavi Aaslaidi ning Jaanus Kallasta 41. sünnipäeval. Ja tervitan Tiit Seiki Ainsalut perega, Rein Laaneorga ansamblist president, Maret Eerot Järvakandist ja proovisin presidendilt laulu Päikest vihma käes. No loomulikult ei loetud minu tervitust eetrisse ega siis ei mängitud ka laulu, nii et e-kaardid kõik kenasti avati, nagu siin näha on, ma salvestasin kõik ära. Ja siis läksin nagu siis uuele ringile siis jällegi kella 2, kuna kella 2.3 oli siis nagu soovide aeg. Seda saadet juhtis Kristiina Krause sõnaga. Ja siis ma jällegi siis leppisin nagu Marika Ainsaga kokku, et saadame siis jälle tervitused, vaatame, mis siis nagu seekord on. No, seekord järjekordselt samasugune tervitustekst. Jälle minul nagu oli hommikul, hakka teist korda lugema sõnaga. Nii et see kenasti avati, aga nagu ikka eetrisse ei loetud, aga siis näiteks Eiki Ainsalult ja loeti siis eetrisse nagu siis kiri, aga Eiki Ainsalu siis kirjutas siis niimoodi, et õnnesoovid Tori sotsiaalmaja juhataja Taavi Aaslaidi eilse 50. juubeli puhul ning suured tänud ka selle eest, et lubas salvestada Tori sotsiaalmajas laulu minul ja Illar Kohvil, tervitades Eiki Ainsalu Tartust. Aga nüüd kuulame, kuidas seda eetrisse loeti neid 2 tervitusi, nii Marika Ainsalut kui Eiki Ainsalult. Kus nüüd õnnesoovid Tori sotsiaalmaja juhatajale Ave Aaslaidile eilse 50. juubeli puhul. Ja suured tänud ka selle eest, et lubas salvestada Tori seltsimajas laule ja tervitab Eiki Ainsalut Tartust. Nüüd tervituse on meile saatnud meile Marika Tartust. Tervitab kaunil päikselisel soojal kevadpäeval oma kalleid sõpru Merikest ja Tarvot ning siis tervitab veel oma kallist meest Heikit ja siin soovilooks on Hellad Vellet Davai. Ja nüüd veel Nii, nagu te kuulsite, et loeti need tervitused kõik eetris, aga Illar Kohvi nimi jäeti välja. Aga mida selliste kohta siis öeldakse? Et Elmar raadio on ikkagi peenispeade ja vaginanägude raadio, sõnaga, et peenispead ja vaginad saatejuhtideks Elmari raadios, nii et ma olen küll selline, et ma olen hästi viisakas inimene tegelikult, aga äärmistel juhtudel ma kasutan ka äärmisi väljendeid sõnaga. Nii et kui keegi näeb mingi Elmari saatejuhti, naissaatejuht sööldi, näe kus vaginanägu ja kui näete meessaatejuht sööldi, näe kus peenispea käib sõnaga. Võite öelda ka jälle meditsiinilise terminiga, võite öelda palju ropemini selliste tegelaste kohta jälle, kes ei ole nagu midagi väärt. Nii, aga nüüd ma pakuksin kuulata, eile oli jälle 5. mai ja kuidas minu tervitused eetrisse loeti Vikerraadios, nii et kuulame nüüd ka seda.
Tere Vikerraadio, Hillar Kohvinevalt õnnitleb tänasel 50. juubelil Tori sotsiaalmaa juhatajat Aabe Aaslaidi ja 41. sünnipäeval Jaanus Kallastet Tori vallast. Tervitab Hein Lanneorg ansamblist president Tiit Seik ja Ainsaluperega Tartus, laulumehi Karl Madist ja Elko Korpi, Piia Kohvi, Kahte Kohvi Toris, Tiiu Riismann Jurgel, Maarja Liilja Raabi ning Luule Sillatsa Sindis, Juhan Juurikas perega, Marella ja Veeliks Vaherit, Laine Raetit, Pärnu Toidupanga töökat kollektiiv eestuses Erika Kuke-Aare Aasa, Mare Lahesaare, Natalia Romaniga, Pagaritööga Leevakas Ralf Amutiga ning Anne ja Merjega. Siis Leida Kaskede otsis Maret Eero Terva kandis ja Heidi Tammelt paluks aega annab kõik õnnitlused Hillar Kohvina, kõik head Vikerraadiole. Ja nagu kuulete, jälle Vikerraadio soovitajak täidab ka soovilaulja, nii et Heidi Tammelt mängiti minu soovil laulu Aeg annab kõik. Nii et Vikerraadio on superraadio ja number 1 Eestis sõnaga kõige kuulatavam raadiojaam, sellepärast et Vikerraadio ei eira mitte kedagi ja sõnaga, et täpselt nii nagu tervitused värgid antakse, jälle nii alstatakse nad ka eetrisse, nii et ei ole mingisugust jälle vahet tegemist, et selle tervituse me laseme eetrisse, selle tervituse ei lase, nii et soovitan kõigile kuulake Vikerraadiot, Vikerraadio on parim raadio ja jätke selle Elmari raadio kuulame, sest Elmari raadio on fucking raadio, rämps ja nii edasi sõnaga. Kui selline asi on, et sõnaga, et kedagi niimoodi eiratakse, et tema tervituse loeta, siis sõnaga, et saatke tõesti sinna karvastesse kohta, nii et ärge kuulake Elmarit, kuulake Vikerraadiot, nii soovitan mina, Hillar Kohvinevalt.